sellest ei piisa. Ununema kipub vana tõde selavi. Elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea. Tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Vahel soovin ma korraks minna tagasi. Sinna, kus me vahel polnud läinud valesti. Nüüd ma hästi tean, mida teeksin teisiti. Alustaksin sellest, et ei jätaks süvasti. Jälle meenub mulle, kuidas hinge pugesid. Kuidas minu mõtteid lugesid. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Tere märts, tere kevad. Ma olen nii ravil, ma otsustasin juba eile, et nii 1. märts tuleb, ma ärkan üles, ma löön ennast lille, teen krunnikese pähe, panen kleidi selga, isegi lähme just otsustasime, et lähme matkama, lähen kleidiga, sest et on kevad, on märts, mu lemmik, ma olen see aasta seda ju eriti suure elevusega oodanud ja see on lõpuks käes nii ruttu, see talv oli sekund ja nüüd ongi märts meie peres. Väga tähtis kuu juba ammu olnud, aga nüüd eriti selles ootuses. Kirjustame, kes võid ära. Vaatan õnnelikult aeda, poole kadu toonud padu. Avalikult oma näoga kõndida võin mööda radu ma siin. Lilledel on mesilinde, liiga kõrge pole rohi. Minevikuga on kindel, kas ka ette mõelda tohin, ei tea. Pidime minema Soomaale jalutama, aga pärast hommikusööki avastasime, et meil eile oli tähtaeg teha ära tehnoülevaatus autole. Seega tulime Viljandisse, käisime ülevaatusel ja siis tulime Lossimägedesse hoopis jalutama. Aga ongi mõnus, ega ma siin tegelikult isegi praegu ei tunne sellist suurt väsimust kõndimisega, kuskilt ei valuta, aga vahel ikka on selle kõndimisega see, et ujuda oleks palju kergem kui gravitatsioon, nii väga ei tõmbaks mind maa poole. Mind ja minu punni. Kõik läks eile. Ees on see, mis tuleb, kuidas läheb nii saa. Hoidab talve suvi, elu läheb veel paremaks. Saiategu peaks olema terapeutiline teoorias, eks ole, me oleme kuulnud. Aga mina on nii pahane selle saiateo peale praegu. Tegelikult rohkem sellepärast, et mul käis paar päeva tagasi üks armastutav Katriin mind õpetamas. Ma olen teoorias ka enne üritanud endale selgeks teha, kuidas käib juuretise saia tegemine. Juuretise, see kogu teadus, eks ole.
mis on tegijate jaoks nii lihtne, nii loogiline, tuleb lihtsalt kuidagi automaatpiloodi peal. Aga kes ei ole tuttav, siis see tundub algul täielik tuumafüüsika. Millegipärast, vähemalt minu jaoks. Ja ta tegi mulle kõik justkui selgeks. Me tegime koos tema kaasa võetud saia. Tal oli see taigen kõik juba tehtud ja me lihtsalt küpsetasime koos ja ta näitas mulle mingid viimased sammud. Ja ma tegin enda meelest väga detailse juhendi, aga juba ma olen siin sellised prohmakad kokku keeranud, et ma olen juba väsinud. Ma olen teinud sellest, et ma ei taha talle rohkem kirjutada ja küsida, aga ma pean, sest et ma ei saa hakkama. Ma hakkasin eile hommikul juba saia tegema. Ehk siis ma toitsin juuretist. Päev otsa see siis toitus. Õhtul ma tegin taigna valmis, siis tunni aja pärast tegin seda lappimist, siis tund hiljem veel lappisin. Ja siis ma tegin, ma ei tea, miks mina olin niimoodi aru saanud, kuigi mul oli juhend ju ees, et ma panen ta nüüd ööseks külmkappi. Siis ma nii-öelda tapsin selle taigna ära, ta ei kerkinud, ta oleks pidanud toatemperatuuril kerkima. Ja siis hommikul ei saanudki saia, mul oli plaan täna hommikul saia teha. Siis ma panin uuesti juuretise kasvama. See on siis minu juuretiseke. Ja nüüd ma siis üritan, aga ma juba nüüd siis loen eriti detailselt seda juhendit ja ma ei saa aru, mis ma sinna kirja panin. Mis punkt, natuke jahu, kuhu seda jahu panen, laua peale või saia peale või mis pidi ma nüüd seda keeran, seda taigent ja ma ei tea. Ühesõnaga, ma tahaks saia lihtsalt, ma tahaks täna on see tähistamise päev, see märts. Mul oli vaja tähistada selle saiaga juba hommikul kohe see, kui ma sain aru, et ma tegin valesti, siis mul juba natukene nagu aga loodame, et see on kaua tehtud kaunikene ja see on seda kõike väärt ja ma saan selle selgeks ja need vead on vajalikud, et ma näeksin, või et ma teaksin neid ohukohti, ma pidin need läbi tegema, loodame, et see on niimoodi ja ma saan ikkagi hakkama ja ma ei pea Katriini äkki enam tüütuma liiga palju, ma juba kirjutasin talle, et ma ei taha teda enam tüüdata, aga et ma loodan, et kohe saab kõik. Ja siis ma nagu pidin midagi küsima ja ma ei saa isegi aru, mida ma pean küsima, ma lihtsalt järsku ei saa aru, ma ei tea. Eks ma olen juba meelestatud kuidagi niimoodi, et ma tahan seda saia, eks ole. Loodame siis, et homme hommikul, et siis 2. märtsi sai märtsikuu tuleku puhul. Ma mõtlesin, et ma nalja pärast küpsetan selle ära, selle plönni, et saaks öelda, et näete, esimene Raga perenaise juuretise sai. Ma ei imesta, kui mulle see ikkagi maitseb, sest et suva, aga see on see plönn. See plönn. Appi kui halb. Alt on väga ilus. Aga ma ei tea, süüa see võib-olla ei kõlba. Minust selles mõttes ta ei ole mürgine, aga olen valmis alla andma. No ei ole. Rätik, skaussi jahu. Kas valmis oled, kui su suurim soov südame
miski tiibadele hoogu, tuule keeles palun tasa. Eales armastus ei loobu, kuigi armid valusad on veel. Oleme metsas. Ees on see, mis tuleb, kuidas läheb niisa, hoidab talve suvi. Elu läheb veel paremaks, kuid kas valmis oled, kui su suurim soov südamest, mis tuli, tõesti täide läheb. Mis kõik meid ootab, mis kõik meid ootab. On õhtu, algab katse number 3. Eelmisega läks nihu siis see, et ma ei pidanud mitte saia panema märja rätiku sisse saia kerkimiseks, vaid kausi peale panema märja rätiku. Jah, sellised asjad juhtuvad. Et ma ei tea, kuidas mina niiviisi aru sain, aga igatahes hakkame jälle pihta. 80 grammi juuretist, siis läheb vesi, siis läheb sool, siis läheb jahu, segame taignaks ja hakkab jälle see tants pihta. Sõbrad, on aeg. Meil on veel lootust. Seekord me oleme jõudnud nii kaugele, et sai hakkab minema ahju ja meil on endiselt lootust. Me ei ole alla andnud. Loomulikult on täiesti võimalik, et see sai, tuleb ka mitte sai, vaid plönn, aga mul on täna juba parem tuju. Selles mõttes, et mul ei tundu, et kõik läheb nässu ja miski ei õnnestu. Ja täna on toredamaidki asju, millest ma pärast ka räägin. Nii et ei ole ka hullu, kui selle saia tegemise õppimisega ikkagi õppima peame. Selles mõttes on tore õppetund mulle olnud see, et esiteks mul on raskusi asjadega, mida ma kohe ei oska. Ma tahaks kohe osata, mulle tundub nii mõttetu lihtsalt raisata nii palju aega sellele, et ei tule välja. Eriti saiaga ongi see ju, et kui ei tule välja, siis ei saa süüa ja lihtsalt ongi täiesti tühja. Ja see juuretise sai on eriti ju, kui palju see aega võtab, selles mõttes, et jah, ma ei tee küll intensiivselt, siis oleks eriti raske, kui teed 3 tundi intensiivselt kokkad ja siis söök on söögikõlmatu ja viskad minema, siis on nagu veel hullem. See on nagu mõnes mõttes mööda minnes, et teed lihtsalt pead, see võtab lihtsalt kaua aega, et hommikul paned seal neid kasvama ja siis õhtul teed seda, toda, siis järgmine hommik teed seda. Ja selles mõttes võtab kaua aega. Kus ma olin oma jutuga? Ja siis, et see on see õppetund, ma nagu harjutan endast seda, et see on okei, et see on kõik osa õppeprotsessist. Ja teine see, et mulle meeldi asjad, mis võtavad jube kaua aega. Nagu, et ma tahaks lihtsalt kohe tehtud saada, et ma hakkan pihta ja kohe teen, nagu on pärmitaignast saia tegemine, mida ma olen teinud, siis seda vormisaia, võileivasaia nii-öelda. Et lihtsalt teed järjest ja ongi paar tundi hiljem on sai käes, aga see on siin teine lugu. Väga mõne, mis sellest saab. Vaatame. Jah, see on plönn, aga see on palju vähem plönn kui mu eelmised. See võib isegi pooleldi söödev olla, mulle tundub.
ta on ju natukene kõrge. nii et ta on täpselt see, mis ma arvasin, et võib-olla ühtepidi, teistpidi ja ta on kuskil seal vahepeal. Ta ei ole täiuslik sai, aga ta ei ole ka täiesti pannkook. nii et ma nimetaks seda juba edulooks. ma olen päris rõõmus selle poolplönni üle. ai, kui tore. Vaadata. Näed, Vaata. selline on põhjast, selline on pealt, selline on külje pealt. Ei ole päris lame. Midagi on siiski toimunud. Eba. Vaatame sisse ka või? Sisse. Et siis sai on peaaegu sai. Võib-olla järgmine kord siis, kui juba on natuke parem, siis on juba, ütleks äkki sai. Praegu on nagu peaaegu ja see juba on sööda. Minu meelest. Väga hea. Väga hea või? aga miks mul täna tegelikult väga tore ja tähtis ja tähistamist väärt päev on see, et ma käisin täna viimast korda ennast näitamas ämmaemandale Tallinnas. Ehk mitte midagi enam, keegi ei taha must enam mitte midagi, ma ei pea mitte kuskile minema ennast näitama. Kõik, ma lihtsalt nüüd ootan lõpuni, mul saab homme 39 nädalat rasedust ja nüüd ma saan lihtsalt rahus lõpuni olla selle teadmisega, et see tuleb, see tähtis, jällegi tähistamist väärt päev, pidupäev, mil ta sünnib ja ma olen nii õnnelik, mul on selline tunne tegelikult väga suur praegu, kuigi Mooni tahab tuppa tulla, räägib seal õues nii kõva häälega natukene, ajas mu sellest mullist välja. Aga tegelikult just jah, ma olen nii õnnelik. Hallu! Vaadake seda sula. Kevad on täiega käes, isegi meie hoovi peal. Me siin just Assoga rääkisime, et selline tunne iga kevad, et igal pool mujal on juba kevad käes ja meie hoov on ikka lund täis. Aga ta sulab ja kuidagi selline tunne, et kõik otsad, mis on vaja olnud kokku jooksutada mu jaoks, on kokku jooksnud täna ühel päeval. Selles mõttes, et selline eriline kevade tunne on. Põllud olid eile veel lumetriipe täis, aga täna on rohelised. Hoov on meil endiselt pooleldi lumine, aga tegelikult on ikka mudamulgas. Siis sai ju peaaegu saiaks ja rasedusega ka olen jõudnud sinna sellisele lõpusirgele, mis teeb minul südame nii rahulikuks, et ma lihtsalt võin olla siin ja hingata ja omas tempos kulgeda ja tean, et miski ei sega ega näri mind, vaid ma olen lihtsalt siin kohal ja ta tuleb ka. Nii vahva. Mul on väga hea meel. Siis hakkad ka saia sööma võida. Hakkan sööma. Hakkad sööma. Sulle maitseb sai. Oi, ikka juhtub. Hopsti. Ahah. Ahah. Maitseb või? Aga sai? Kas sai maitseb? Oh jaa, Tallinnast koju sõites me rääkisime Aleksandra Helgiga kõik asjad selgeks. Tema on siis fotograaf, kes tuleb meile sünnitusele ja ma olen sellepärast ka nii elevil. Ta küsis üle igasugused asjad, et ja ma
rahustasin teda, et seni on minu sünnitused läinud niimoodi, et kulgevad väga rahulikult, ei ole kuskil kiiret niimoodi, et ma ei tea, keset päeva järsku ootamatult tuleks veetera ja siis on järsku kõigil hästi kiire ja tormame ja et peaks olema rahulikult niimoodi, et meil on aega harjuda, kokku tulla ja kõike seda võtta täiega sisse, nautida ja ma olen nii elanud, nüüd mul jõuab kohale, et nagu päriselt see tuleb. Selline nagu kuigi miski ei takistanud seda niikuinii selles mõttes, et sünd oleks toimunud niikuinii, aga see, ma ikkagi tahtsin ära oodata need teatud hetked, verstapostid. Selline tunne, et oli vaja need ära oodata, et ma päriselt tunneks, et nüüd ma hingan sisse välja ja saan aru, et see tuleb. See on nii põnev. Et Aleksandra Helk on seesama fotograaf, kes käis Mooni esimesel sünnipäeval mul siin külas. Olime lihtsalt mina ja tüdrukud ja koerad. Me kuulsime lolli auto häält. Oh soo. Okei. Ta tegi niimoodi. Rolli auto häält, jah? Merr! Jah. Ja nüüd siis kuidagi seekord tahaks jäädvustada ja teha sellest selline suur tähistamine, mida kellegi sünd ju ongi, mis on suur rõõmupidu ja seda kõike väärt, et me teeme sellest sündmuse. Aga sel nädalal meil tegelikult toimub ju veel Leenu sünnipäevapidu. Leenu saab järgmisel nädalavahetusel 15. tegelikult 4-aastaseks, aga kuna mul on kogu aeg selline tunne loogika olnud, et meie 3. haldjake sünnib Leenu sünnipäeval, siis igaks juhuks teeme sünnipäevapeo juba nüüd laupäeval ette, nii et vaikselt hakkavad selle ettevalmistused. Ja kui see saab läbi, siis oleme täielikult sellel sünnituse ootamise lainel. Tuleb hakata settima. Sügismits aia, tasapisi liigub juba, talvel mängida muuda köögis, ilusti ja kägasti. Järgmisel päeval oli vastlapäev ja meil oli tõeline küpsetamise päev Raagal. Tegime esialgu Leenuga vastlakukleid ning siis valmis ka meie järgmine hapusaia katsetus, mis õnnestus suurepäraselt. Meil oli nii hea meel, et lõpuks tuli selline päriselt hapusai välja. See rõõm aga kaua ei kestnud, sest järgmine katse oli jälle täielik ebaõnnestumine, läks otse prügikasti ja ma ütlen ausalt, ma olin sellest üsna löödud ja väsinud ja nüüd mõned päevad olen ma pausi pidanud, aga ma siiski jonni ei jäta ja tuleb saiu ka tulevikus. Aga praegu tõmbame siit otsad kokku ja näeme järgmisel korral. Tšau!